Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi, minu nimi on Hando Sinisalu ja täna me räägime verest ja doonorlusest ja saates on külas Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep ja Regionaalhaigla verekeskuse vanemarst doktor Gulara Hanirzaeva. Tere tulemast! Tere! Tere! Kui palju aastas üldse doonori verd vaja läheb? Kui palju haigetele seda nii-öelda kulub? Üleüldse kogu Eestis on siin eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal loovutasid verd ligikaudu 30 000 doonorit ja kogusime siis üle 50 000 donatsiooni, vereloovutuse ja nendest igast siis donatsioonist valmistatakse erinevaid verekomponente, mis siis väljastatakse haiglatele ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus varustab erinevate verekomponentidega 14 haiglat, tervishoiuasutust ja kuskil 14 000 patsienti on siis erinevaid verekomponente aasta jooksul saanud. Kui palju doonoreid üldse aastas läbi käib teie juurest? Meie verekeskusest konkreetselt kuskil meil on andmebaasis üle 17 000 doonori. Ja kui sageli on selline olukord, et verd on puudu, ehk et kuskil vajatakse verd, aga parasjagu teie varudes ei ole? Ütleme niimoodi, et iga päev me vaatame oma verevarud üle selleks, et ei tekiks neid situatsiooni, kus just puudu, et verd ei ole või ei jätku. Ja vaatame oma varud, et oleks piisavalt iga veregrupi kaupa veredoosi ja kui märkame, et mingis veregrupi suhtes, kas väljastame rohkem haiglatele või varud hakkavad kahanema, siis hakkame doonorid aktiivseid kutsuma. Aga sellist olukorda on ka olnud, et nagu hädasti on verd kuskil vaja ja lihtsalt parasjagu ei olegi, et ongi nagu selline kriis, et nüüd on hädasti kohe ruttu vaja tulla ja verd loovutama. Sedasi meil ei ole kunagi, et nii öelda, et meil on kapid tühjad, et meil on olemas oma varud, on veregruppide kaupa, veretoodete kaupa, siis kriitilised varud, optimaalsed varud ja mitte kunagi me ei lase ühtegi oma veretooteid alla kriitilise varu, et me hakkame juba ennem aktiivselt tegutsema. Et selliseid olukordi loomulikult on, et meie varud vähenevad ja olukord on keeruline ja siis me juba tegutsemegi. Ja kui me märkame, et verevarud mingi grupi osas juba läheneb sellisele kriitilisele piirile, siis me hakkame juba aktiivseid doonorid kutsuma, saadame rohkem kutseid, helistame doonoritele või me pöörduda doonorite poole meedia kaudu, raadiokutsungid meil ka on olnud, kui pöördusime ja siis tavalised inimesed reageerivad kiiresti ja tulevad appi. Aga kui ikkagi nüüd juhtumisi, ma ei tea, oletame, et on mingi suur õnnetus või mingisugune muu selline erakordne olukord, et korraga on vaja rohkelt verd, et kas te saate seda kusagilt teistest verekeskustest juurde, ma ei tea, Tartust või Helsingist või kuskilt veel? Jaa, et Eestis on olemas siis 4 verekeskust, kõige suurem, kuskil 60% kogu Eesti siis verevajadusest katabki Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus, aga on olemas siis Tartu Ülikooli kliinikumi juures verekeskus, siis Pärnu haigla juures ja ka Ida-Virus on väike verekeskus. Ja kindlasti me abistame üksteist ja teeme koostööd. Kas veregruppide lõikes on ka niimoodi, et on mingid veregrupid, kus on alati nagu suurem vajadus või mis on sellised nagu rohkem defitsiitsemad? Aastate jooksul oleme märganud, et kõige rohkem meil on vajadus just resus-negatiivse veregruppidega doonorite suhtes, et oleme helistanud ja pidevalt korduvalt kutsunud 0 negatiivseid doonoreid, A-negatiivseid, B-negatiivseid, need on need grupid, mis meil on kõige rohkem nagu kutsutakse, aga samas seda võib tekkida selline olukord, nagu te ütlesite, äkki mingi õnnetus või suurenema vajadus ja siis kutsume muidugi teisi veregrupiga doonorid ka. Aga kui palju inimesed ise üldse teavad, mis grupi veri neil on ja mida nad vajavad, et mingid teatud sellised riskantsemad
erialad, sõjaväelased ja vanasti ka rallisõitud, ma ei tea, kas see praegu nii on, et rallisõitjatel oli lausa auto peale see veregrupp nagu kleepekaga pandud ja sõduritel oli tätoveeritud veregrupp ja et kas sellist asja on vaja või on tänapäeval võimalik analüüsiga see nii ruttu teada saada, et ei ole inimese ise ei peagi üldse teadma oma veregruppi? Et tegelikult tavaelus inimene ei peagi teadma oma veregruppi, selleks vajadus ei ole, sest isegi kui juhtub õnnetus ja on vaja verd üle kanda, tavaliselt alustatakse 0 negatiivse veregrupiga ja pärast juba selle aja jooksul, kui juba tema veregrupp on uuritud, minnakse üle juba vere ülekandeks just talle sobiva veregrupiga. Te mainisite seda lased, et ma tean, et praegu ka, et ajateenijatel on olemas pael ja metallist selline mille peal on graveeritud ja et nende verigrupp. Ja see on natuke isegi selline moe asi, et see, mis Ameerikast tulnud. Tavaelust selleks vajadus ei ole. Ja vahest meil donorid ka küsivad, et inimesed, kes soovivad hakata donoriks, et ma tahaks verd anda, aga ma ei tea oma verigruppi, kas ma tuleks. Vot siin ütleks, et me ka nagu ei nõua, et inimene, kes tuleb donoriks, teaks oma verigruppi. Ei ole vaja. Tulge koha peale ja verikeskuses me muidugi määrame, meie labor määrab verigruppi. Kas nüüd vere loovutamisega seoses on ka mingisuguseid ohtusid, et on inimesi, kellele ei saa verd üle kanda või vastupidi, et kas seal on mingid välistavaid tegureid ka? Te küsisite, kellele ei saa verd üle kanda või kes ei saa verd anda? Just nagu see vastuvõtja, et kellele verd nagu oleks vaja, ehk et siis haige patsient, jah, et kas on selliseid haigused või selliseid seisundeid, mille puhul verd vastu võtta, võõrast verd ei saa? Kindlasti on selliseid patsiente, kellele on keeruline leida sobivat verd, sest veri on väga individuaalne ja alati me iga patsiendi puhul sobitame. Meile on eraldi labor, immunohematoloogia referentslabor, kes tegeleb just sobivate veredooside leidmisega ja on tõesti patsiente, kellele on keeruline leida sobivaid veresid ja võib jääda mulje, et meil verekeskuses on näiteks piisavalt seal A-positiivset verd, aga ometi nende hulgas me ei leia sellele konkreetsele patsiendile sobivaid doose ja peame veel täiendavalt oma andmebaasist otsima ja kutsuma neid doonoreid ja neid ei pruugigi eriti palju olla, kes sobivad just, kelle veri sobib just sellele patsiendile ainult. Et see on selline laiendatud fenotüüp ja sellest me räägiks ühel teisel podcastil täpsemalt, aga tõepoolest on selliseid olukordi küll, et igale patsiendile ei sobi. On väga keeruline leida sobivat verd, jah. Aga kas mingid sünteetilisi selliseid vahendeid on ka olemas, et et tegelikult teadus ju areneb ja isegi juba organeid valmistatakse ju mingisuguste printerite abil ja tingimata... Absoluutselt, aga kahjuks on niimoodi, et on olemas küll sellised sünteetilised hapnikukandjad, aga kahjuks nende kõrvaltoimed on nii rasked, et pigem parem neid mitte kasutada ja on ka tüvirakkudest sünteesitud nii-öelda kunstverd, kuid paraku see tehnoloogia on väga kallis, alles algusjärgus ja pole piisavalt kättesaadav. Nii et antud hetkel ainus viis verd saada, patsientidele vajalikku verd saada on siiski doonor. Lähiajal kindlasti ei ole ka selles mingeid olulisi muudatusi näha. Kas kui pikk see vere nii-öelda säilivusaeg on, et kas näiteks selline asi on ka mõeldav, et ma ise loovutan enda verd ja jätan selle nii-öelda oma nimele kuhugile panka ja siis see külmutatakse või mis muul meetodil iganes seda säilitatakse, siis kui juhtumisi mul kunagi lähebki seda vaja, et siis on mul nii-öelda oma veri kuskil olemas, et kas see on mingi science fiction või on see nagu päriselt ka võimalik?
Et kui rääkida üldiselt verisäilivusest ja et kui kaua saab verd säilitada, siis kuna verikeskuses doonorite verd, et meie verikeskuses seda doonorite poolt loovutatud veri täisverina ei säilita, selles valmistatakse komponentid, jagatakse verd koostisosadeks, valmistatakse komponentid ja patsientidele üle kantakse just seda komponenti, mis on vaja, sest patsientidele on sellised olukordad, ei olegi vaja täisverd loovutada, äkki tal on vaja ainult eritrotsüütid, punaliblid üle kanda või ainult trombotsüütid või ainult plasma ja säilivusaeg igal komponentidel on erinev. Aga millest te rääkisite, et oma verd sügav külmutada ja säilitada, seda Eestis me seda ei praktiseeri ja ei olegi, selleks vajadus ei olegi, et just enda oma verd säilitada, see esiteks oleks kallis tehnoloogia ka, nii et me ongi olemas verikeskuses, kus on alati verd ja kui ütleme, et mina nagu doonorina, minuga midagi juhtub, et iga inimene ka nagu teaks, et ta saab abi, ei ole vajagi säilitada kuskil just enda oma veri, et kui juhtub midagi, leitakse doonori verd ja siis kantakse üle ja inimene saab. Seal on see nüanss ka, et vere punalibled säilivad külmkapi temperatuuril 35 päeva. Aga siis tuleks iga 35 päeva tagant ju uuendada ja trombotsüüdid ehk siis vereliistakud, mis siis hüübimist aitavad 7 päeva on ainult 7 päeva, jah, et need säilivusajad ei ole tegelikult väga pikad, et see sügavkülma saab panna ainult plasmat, aga plasma ülekandeid ei ole nüüd ka nii palju üldse vaja. Teoreetiliselt üldiselt sügav külmutada verekomponentid nii eritrotsüüdi kui trombotsüüdi, tegelikult see on võimalik, aga sellel ei ole praktiliselt vajadust seda teha. Ja see ei ole mõistlik. Aga nüüd nii-öelda see võõras veri või siis doonori veri, et kas sellega on ka mingisugused riskid seotud, et kui ma nüüd vajan verd ja ma saan mõne doonori verd, et me teame seda, et organi siirdamisel on hästi palju komplikatsioone, kõik ei sobi ja on äratõukemehhanismid ja nii edasi, kas verega on siis kuidagimoodi lihtsam, et see nii-öelda võõras veri, et siis patsient omastab seda kergemini ja ei teki mingisuguseid komplikatsioone? Ja selleks, et organism omastaks võõra veri, ongi vaja, et maksimaalselt eemaldada sellest täisvers leikotsüüti, sest mis on võõras organismile ja nad just leikotsüütid, nad on rakud, mis on nende funktsioon ongi nagu organismi kaitse ja selleks ongi mõte, et selleks, et täisveres valmistada verekomponenti ja kui me eraldame verikeskuses täisverest eritrotsüütid eraldi, kindlasti need eritrotsüütid filtreeritakse, et võimalikult maksimaalselt elimineerida leikotsüütid sellest massis, samamoodi trombotsüütidega ja vereplasma ka on maksimaalselt puhas leikotsüütides. Nii et verekomponentide kasutamine, see võimaldabki seda, et patsiendi organism omab võõra verd palju kergemini, kui see oleks näiteks täisveri. Nii et sellist asja, et nagu ühelt patsiendilt teisele kohe otse ülekanne toimuks, et seda ei ole? Võib-olla te mõtlete seal nagu vanades filmidest oleme näinud, et kõrvuti nad lamavad ja just voolikuste doonori veenist läheb patsiendile otsa. Selliseid ülekandeid kindlasti ei teha. Sooja verd. Ja, sest me kogume doonori verd, see veri peab olema kindlasti kontrollitud, testitud laboris ja ainult siis, kui analüüside tulemused kõik on korras, siis valmistatakse komponentid ja väljastatakse haiglatesse. Nii et uurimata verd haiglatele me ei väljasta. Aga see, mida ma kirjeldasin, see oli siis kunagi kauges ajaloos, et sellist asja tehti? See oli just transfusioonimeditsiini võib-olla alguseski ja kui alles nagu prooviti, et transfusioonidega, et veriülekandetega. Tänapäeval seda ei tee. On ka teatud religioossed põhjused, et on teatud usud, kus inimesed ei soovi endale võõrast verd ja on isegi valmis eluga riskima pigem, kui verd vastu võtad. Kui palju neid juhtumeid täna on ja mis sellises olukorras üldse tehakse? Meediast me oleme kuulnud ka Jehova tunnistajad, et nagu on teada, nad keelduvad sellest, aga siis see peab arvestama sellega, et see võib olla väga suure riski võtavad enda peale ja et kui, sest veriülekandeid, miks tehakse haiglates, lihtsalt ilma näidustusega keegi ei hakka ju verd üle kandma patsiendile, ainult kui on
elulised näidistused on vaja kas päästa inimese elu või parandada elukvaliteedi. Aga kui inimesele on usk tähtsam kui tema elu, et ta võib öelda, et vahet ei ole, minu usk keelab seda teha ja isegi kui ma selle tagajärjel võib-olla suren, siis midagi ei teha. Jõuga ei tehta Jõuga ei ja tehta. et tegelikult inimene kuulub temale endale, et see ei ole, jõuga ei tehta kellelegi vereülekannet. Kuidas on lugu lastega selles mõttes, et alaealiste puhul ka, et näiteks nende vanemad võivad ju keelduda sellest, samal ajal laps ise ei saa otsustada, et kuidas siis see nii-öelda vereülekande eetika on, et kuidas siis otsustatakse? Ikka vanemad otsustavad laste eest. Jah, see on väga raske olukord tegelikult ja ei sooviks olla selle arsti olukorras ka. Aga kui palju neid selliseid olukordi üldse tekib? See on väga-väga palju aastaid tagasi, kui lastehaiglas võiks olla, aga viimasel ajal me pole kuulnudki sellest. Millised riskid kaasnevad vereülekandega just patsiendil, et kas seal on ka tüsistuste oht? Jah, tüsistuste oht on muidugi on olemas. Me ei saa öelda, et vereülekanded on 100% ohutud, sest iga inimene on individuaalne, iga patsient on individuaalne. Tüsistused võivad tekkida nii vereülekande ajal kui peale vereülekandet. Ja võib-olla kui patsient oleks üks nendest tüsistustest võib olla näiteks kui nakkuse saamine vereülekande kaudu. Verekeskuses kontrollitakse doonori verd ainult 4 nakkuste suhtes, hepatiit B, hepatiit C, süüfilis ja HIV. Veel selleks, et elimineerida seda riski, et teiste nakkuste ülekandmises verekeskusest põhjalikult küsitakse doonorite käest võimalike nakkusohtude suhtes ja vereloovutusele lubatakse ainult seda doonorit, kellel need nakkusohud puuduvad. Nii et nii palju kui on võimalik, me püüame veredoonoritel validest, et elimineerida seda nakkuse saamise riski, aga samas väita seda, et 100% me seda garanteerime kahjuks ei saa. Aga kui palju neid juhtumeid siis tegelikult on, kus on keegi saanudki nakkuse või mingi muu tüsistuse vereülekande käigus? Et neid ei vähemalt meediast väga palju ei torka silma, aga ma ei tea, äkki nendest ei räägita, võib-olla nad nii tõsised siis? Ei, see on täiesti väga harva kindlasti on, sest me jälgime seda ja et seda riski, et oleks tõestatud, et just ja patsient sai kas hepatiidi või rääkimata sellest, et HIV vereülekande kaudu, et Eestis viimaste aastate jooksul seda kindlasti ei olnud. Eestis pole kunagi keegi saanud vereülekande järgselt HIV-nakkust ja tegelikult on kirjanduse andmetel teada ka see, et suurem kaasaegses, kui on testitud korralikus, eks ole, kaasaegse tehnoloogiaga siin Euroopa riikides vereülekande järgselt saada HIV-nakkust, suurem tõenäosus on hukkuda lennuõnnetusel, kui saada vereülekande järgi HIV. Aga pigem võib-olla sagedasemad on vereülekande järgsetest tüsistustest temperatuuri tõus ja sellised reaktsioonid, allergilised reaktsioonid, et näiteks ka sellised seosed on patsiendi ja doonori vahel olemas, et kui doonor, no me ise ütleme, et doonor peab enne vereloovutust olema kindlasti söönud, puhanud ja kui ta on näiteks söönud seal kala või maasikaid, pähkleid, ega mis iganes. Ja siis tema vere saab patsient, kellel on väga tugev allergiline näiteks reaktsioon pähklite või sitruseliste või ükskõik mõne sellise toiduaine suhtes, siis võib ka patsient seda verd, konkreetselt just seda verd saades, temal tekkida allergiline reaktsioon. Ja näiteks kellegi teise, mitte tal ei ole allergia vere vastu, vaid tal on konkreetselt selle doosi, selle hetke vere suhtes võib tekkida, et seda küll ka siis arstid, antihistamiinikud, sellist allergiavastaste ravimitega siis võtavad maha, aga ka selliseid need on nagu vereülekande reaktsioonid. Teadus ja meditsiin arenevad väga kiiresti, et mis on selles vereülekande valdkonnas sellist uut, mida kas nüüd just viimasel ajal te olete juurutanud või mis on lähiajal tulemas?
Mis me oleme juba juurutanud, see on, meil on kõik eritrootsüütide komponentid ja trombotsüüdi kontsentraatid, siis nad on kõik 100% filtreeritud, et filtreerimata neid komponente haiglatele ei väljasta. Mis võib olla tulevikus me ka nagu rakendaks, see on verekomponentide inaktiveerimine, selline meetod, mis mujal maailmas seda kasutatakse. Mis see siis tähendab? See asi on selleks, et verekomponente inaktiveerimine, see on selline tööetapp, mille käigus just püüakse töödelda seda verekomponenti niimoodi, et maksimaalselt inaktiveerida võimalikud seal viirused, bakterid ja nii edasi. Muuta veri ohutumaks veel. Ja siis veelgi nagu elimineeriks seda riski, et saada nakkuse. Ja mis me olime juba nagu juurtanud meie verekeskusest näiteks võimalikud täpsemad uurimismeetodid nakkuste suhtes ja et meil on, me seda nimetame NAT-uuringud, et hepatiitide ja HIV vastus on ja see ka nagu täpsem uuring ja selle tagajärgiga siis ohutum veredoos. Ja siis ka veregruppide määramine. Ja laiendatud fenotüüpide määramine, siis molekulaargeneetilised meetodid ja genotüüpide määramine. Et saab täpsemalt uurida doonori verd, patsienti verd ja täpsemalt need oma vahel sobitada. Aga tänan selle vestluse eest. Te kuulasite Regionaalhaigla tervise pooltundi ja saatejuht oli Hando Sinisalu ja meiega vestlesid Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep ja verekeskuse vanemarst Gulara Kanerisaeva. Aitäh kuulamast! Regionaalhaigla tervise pooltund.